Lugupeetud kolleegid, rahvasaadikud, kes te olete veel saali jäänud. Sageli imestatakse, et kuidas sai ajaloos tulla võimule diktaator Jossif Stalin. Või kuidas juhtus niimoodi, et sakslased lubasid oma uhke riigi etteotsa hullumeelse Adolf Hitleri. Kuidas sai miljonite kaasmaalaste silme all küüditada inimesi Siberisse või ajada neid elusalt gaasikambrisse. Oli ju rohkesti teadjad ja pealtnägijaid, pealegi omasid informatsiooni Euroopa teiste riikide juhid. Ometi ei suudetud ära hoida ülekohut ja ohvreid ja me küsime, kuidas sai see küll juhtuda. Mina, kes ma olen läbi teinud omandireformi kõik need jubedused, ei imesta ammu ajaloolise ülekohtu üle. Ma oleksin võinud tänaval suure häälega karjuda, kui minu ema ja isa, minu õde Marika ja mind meie Metsatänava kodust välja aeti ja otse tänavale. Kas oleks see karjumine aidanud? Ei aidanud ju hüüdmine ja karjumine ja protesteerimine juute, keda Tallinna tänavatel aeti taga ja kes lõpuks ikkagi Klooga surmalaagrisse sattusid. Sundüürnikel on tuttav üks näide, kuidas välismaa filmigrupp käis Eestis neid omandireformi jubedusi filmimas ja kuulanud ära kõik õudusjutud selle reformi käigu kohta ja nende ohvrite endi suust, küsis lõpuks filmigrupi juht, aga öelge palun kallid kannatajad, miks te politseid ei kutsunud? Mis rääkida veel politseist, kui ma parlamendi saadikuna pole suutnud omandireformi aluste seadust kas või küüne võrragi paremaks või õiglasemaks teha sundüürnike suhtes. Keskfraktsioon on sellesse kohutavasse seadusse teinud lõpmatu hulga parandusettepanekuid, kuid mitte ühte pole siin saalis arvestatud. Ei Mart Laari valitsus, ei Andrus Ansipi valitsus pole omandireformi rataste vahele jäänud üürnike huvidega arvestanud. President Lennart Meri rahu tema põrmule. Vastuvõtule käisid sundüürnike esindajad end 10 kordi registreerimas, kuid presidendi kabineti Kadriorus nad ei jõudnudki. Juhtus niimoodi, et ükskord oleks peaaegu jõudnud ja oli juba luba olemas, kuid viimasel minutil tuli Kadriorus teade, et riigipea on selle kohtumise ära muutnud ja asendanud hoopis vastuvõtuga USA indiaanlastele. Sellepärast, nagu ta seletas, et nendele indiaanlastele on ajaloos ülekohut tehtud. Eesti Üürniku Liidu andmeil on omandireformi läbi kannatanud või oma kodu kaotanud umbes 100 000 inimest. Eesti riik lihtsalt laskis nad korterist välja tõsta, otse tänavale ajada. Mitte ükski ametivõim pole kunagi pannud kellelegi kohustust neid õnnetuid aidata. Töötades veel aastaid ajakirjanikuna nägin ma palju neid traagilisi pilte, kuidas inimesi nende kodudest välja aeti. Neil polnud tõepoolest kuhugi minna ja ainukene pääsetee oli nende lähedased sugulased, kes vahel neid oma katuse alla ajutiselt võtsid. Tallinnas Sepa tänaval nägin ma oma silmaga pilti, kui ühel varajasel hommikutunnil hakati ekskavaatoriga lammutama ühte maja ja kujutage ette, seda oli tehtud nii, et üürnikega polnud seda kokku lepitud ja juba lendasid kivid ja katusekivid, kui 2 perekonda majast välja jooksid. Nad ei teadnudki, et täna nende kodu hakatakse lammutama. See juhtus vabas, demokraatlikus Eesti Vabariigis ja mitte ammu. Mida siis sundüürnikud tahavad? Miks me täna siin puldis oleme? Ja miks me 20 aastat järjest oleme protesteerinud? Me ei taha mitte midagi rohkem kui õiglust nendele ülekohtu all kannatavatele sundüürnikele. Et Eesti riik, kes oma seadustega nad kodust ilma jätsid, selle kodu neile lõpuks siiski leiaks või juba ostetud kodule tehtud kulutused kompenseeriks. Seadus ütleb, et omandireformi käigus ei tohi tekkida uut ülekohut. See on Eesti seadus. 20 aasta jooksul, hetkel siis Andrus Ansipi valitsuse näol, pole Eesti riik seda seadust täitnud. Ja mida öelda lõpetuseks? Nendele, kes pole oma uut kodu veel saanud, nende sundüürnike jaoks teine maailmasõda kestab. Ja ma küsin, kas me tahtsime sellist Eestit? Muidugi mitte. Me ei tahtnud Eestit, kus hinnas on majad ja kus inimene mitte kui midagi ei maksa. Aitäh!
Rohkem kõnesoove ei ole, sellega on vaba mikrofon lõppenud. Head kolleegid, sellega on ka meie tänane istung lõppenud.